Nii, tere päevast kõigile. Nüüd on siis minu kord täna natuke rääkida. Loodame, et kõik näevad pilti ja kuulevad häält siit poolt. Täna oli siis kavas rääkida natuke ühest Jaesu transiiverist. Arvasin enne juba natuke juhatas sisse. Nii palju, et tegemist võib-olla ei olegi mitte väga uue transiiveriga, aga mõnes mõttes on tegemist päris huvitava aparaadiga. Okei, ma lülitan nüüd praegu ümber selle esitluse peale pildi. Niimoodi, selline näeb see pill välja. Pärast vaatame natuke lähemalt, kuidas ta tehtud on ja mille poolest ta huvitav on. Niimoodi, et tänased teemad selle ettekande juures oleks siis nagu kõigepealt väike ülevaade üldse, mis põhilised omadused sellel pillil on ja milleks ta hea on. Siis tehniline teostus, kuidas ta ka seest välja näeb ja nii edasi, siis natuke peatume mis tal head ja millised vead on, igal asjal on omad head, omad vead. Ja siis võib-olla paari sõnaga ka, mis võiks olla alternatiivid sellele Jaesule, et mida konkurendid ka teevad ja Jaesu ise ka. Ja kui aega jääb, siis on võimalik ka väike demo teha. Mul on võimalik siin põhimõtteliselt näidata selle transiiveri ekraani, nii nagu ta siin praegu on 10 mega peal, et seda saame pärast natuke lähemalt vaadata ja mingeid seadistusi torkida. Niimoodi. Aga alustame siis. Kellelgi kohe mingeid kiireid küsimusi ei ole tekkinud või mingeid kommentaare, et keegi ei kuule või ei näe õieti. Et praegu on õige aeg öelda. Niimoodi see transiiver siis tuli välja tegelikult juba 2018. aasta lõpus, nii et uus ta enam ei ole, just hästi küllaltki kaua juba turul olnud. Hind on tal umbes suurusjärk praegu on vist 3200 €, võib-olla mõne koha peal natuke kallim, mõne koha peal natuke odavam. Niimoodi ja temast on siis tegelikult olemas 2 varianti, on see FTDX 101D ja on olemas ka FTDX 101 MP. Minul on see esimene D variant, mis on üksjagu odavam. Ja ütleme, põhiosas on ta väga sarnane, nii et seal on mõned lisad juures sellel MP-l. Põhiline on see, et on suurema võimsusega ja toiteblokk on tal siis nagu juurde integreeritud tegelikult valjuhääldi korpuses. Ja see tuleb siis ka nagu kohe kaasa ja filtreid on rohkem sees. Nii, ja selle transiiveri põhiline selline müügiargument on tegelikult tema head vastuvõtjad suure dünaamika ulatusega. Pärast natuke vaatame ka, mida need numbrid tegelikult tähendavad, mida seal välja käiakse. Nii. Ja vaatame siis põhiparameetrid üle, mida ta endast kujutab. Et sagedusalad on meil siis lühilained ja 6 meetrit ja 2 meetrit, 4 meetrit, 2 meetrit kahjuks ei ole, see on suur puudus. Võimsus on siis lühilaine 6 meetri peal 100 vatti ja pool sellest on siis veel 4 meetri peal, 70 megahertsi peal. Ja ta on siis ehitatud hübriidarhitektuuriga, et vastuvõtjad on tegelikult suures osas, ütleme, antenni poolt alates on suhteliselt klassikalise lahendusega. Enamus transiiveritel on need umbes samamoodi tehtud. Selle vahega, eriti uuemate transiiverite puhul, et vahesagedus on neil või sellel FTDX-il 9 megahertsi. On näiteks 2 vahesagedust sellel. Põhivastuvõtjal on ta natuke peale 9 megahertsi ja lisavastuvõtjal on siis, või sellel teisel vastuvõtjal on natuke seal alla 9, 8,9 midagi.
See on rohkem selle jaoks, et nende omavahelisi nii-öelda häiringuid võimalikult maha suruda, et vahesageduse kaudu ei oleks ülekostvust. Siis on kvartsfiltrid olemas nii põhi kui teisel lisavastuvõtjal. Kaasas standardselt on siis 600 Hz, 3 kHz ja 12 kHz ribalaiusega. Seal MP versioonil on seal veel ka 1,2 kHz SSB-filter miskipärast ja ka kitsas, kas ta oli siis 500 Hz või midagi sellist, telegraafifilter. Neid saab ka juurde panna sellele 101D versioonile, aga kahjuks seda lastakse ainult tehases teha, nii et neid filtreid, ma ei tea, võib-olla kusagilt saab niisama osta, aga üldiselt tuleb saata jaesu esindusse pill tagasi ja siis need vahetatakse välja. Niimoodi. Siis, mis on eriti sihuke kah mingi nende müügiargument, ei oska öelda, kui palju tast tegelikult ka kasu on. Võib-olla Tõnno juures oleks, kui teha seal multi modes töötada ja nii edasi või seal, kus on hästi tugevaid signaale sama bändi peal, siis seal on olemas selline muudetava kesksagedusega eelselektor, kutsuvad VC tune või variable capacitor tune, mis on siis nagu mahtuvusega muudetava resonantssagedusega mõnkering või selline filter. Ta on jah, iseenesest suhteliselt kitsas, aga ütleme bändi piires ega ta väga kitsas just ei ole, aga ilmselt ta mingil määral aitab mõne detsibelli suruda maha mingeid signaale, mis ei ole väga vajalikud või mis segavad. Põhivastuvõtjal on tal sellel pillil olemas. Muidu on ta, on võimalik ka juurde panna sinna teisele vastuvõtjale. On täiesti identsed moodulid selles mõttes, et neid saab paigaldada. Ja selles MP versioonis on nad mõlemad olemas. Mõlemal vastuvõtjal olemas. Niimoodi. Siis on veel vastuvõtjal sisse ehitatud dekooderid Teletype'i või RTTY ja PSK jaoks. RTTY oma täitsa dekodeerib, PSK oma ma ühe korra proovisin, aga ma mingit erilist tulemust ei saavutanud, et ta midagi oleks dekodeerinud, aga ma tegin seda ainult korraks prooviks, nii et ei oska öelda. Tõenäoliselt ta ikkagi töötab. Siis USB audio interface on olemas. Ja vahepeal veel need ühendused, mis antennikonnektorid ja muud asjad tal on. 3 antennipesa, 2 nendest siis saab valida suvalisele bändile, kas siis saade vastuvõtt korraga või seal on kõik võimalikud kombinatsioonid võimalikud, aga 3. pesa on ainult vastuvõtu antenni jaoks tegelikult. Ja siis on USB audio ja CAT jooksevad mõlemad ühes USB kaablis. Pärast vaatame natuke lähemalt, mis probleemid sellega tegelikult on. Aga selles mõttes, et ei ole vaja mingit, põhimõtteliselt vaikimisi ei ole vaja mingit eraldi sihukest audioliidest, mis siis võtaks analoogaudio ja saadaks kuskile VSJT arvutisse või JTDX arvutisse. Võrguühendust tal otse pilli küljes ei ole, see on lisavarustusena eraldi karbina saadaval. Ei ole seda ostnud ja ei oska kommenteerida, kui hea ta on. USB kaudu istub ta transiiveri taga. Siis on USB pesalt, kuhu saab panna nii klaviatuuri kui hiire külge tegelikult ja siis saab nii-öelda puuteekraani asemel kasutada juhtimist hiirega. 7-tolline puutetundlik ekraan, küll resistiivne puutetundlikkus, ei ole nagu tänapäeva mobiiltelefonidel ja tahvelarvutitel mahtuvuslik. Ja Flex-raadiol minu arvates olid ka mahtuvuslikud puuteekraanid, aga üldiselt toimib päris hästi, nii et selle koha pealt ei ole mingeid erilisi pretensioone. Nii.
ja siis vaataks ka mõningaid puudusi, mis nagu esimesel pilgul on silma torganud, ütleme selle kasutamise ajal ja võib-olla ka teiste kasutajate poolsete kommentaaride põhjal. Ja noh, minu kui paadunud ultralühilaine amatööri seisukohalt siis need ütleme, transverterit on suhteliselt ebamugav ühendada, noh, see ei ole mitte võimatu, aga saab ühendada küll, aga jah, puuduvad eraldi pistikupesad, et saada seal väikese võimsusega signaal kätte ja noh, vastuvõtu antennipesa on, nii et seda saab nagu vastuvõtukanalis kasutada. Et see võiks korralikumas pillis sees olla, siin konkurentide omadel on. Siis tänapäeval võiks juba olla ka võimalus kasutada välistugisagedust, tavaliselt 10 MHz, et neid GPS-DO-sid on võimalik päris odavalt juba soetada ja siis on vähemalt teada, et teie sagedus on ülimalt täpselt paigas, aga noh, plussina võib öelda, et tema sisemine ossillaator on väga korralik ja stabiilne. Et sellega nagu ei ole erilist probleemi. Nii, võrguliides puudub, seda ma juba ütlesin, seda saab ainult lisaga teha. Praegusel ajal võiks ikkagi pillis sees juba olla selline asi. Tehnilise poole pealt, mida ma märkasin, kui ma pilli lahti võtsin ja skeemi ka vaatasin, liiga palju tavalisi elektromehaanilisi releesid. Meenutab väga telefoni keskjaama seest see pill. Et mina lugesin vähemalt 65 releed kokku, mis töötasid nagu mingil kõrgsagedusal pluss veel seal selle USB liidese juures ja mujal ilmselt ja mõned olid veel teiste plaatide all peidus, seal ma arvan, selle presselektori plaadi peal on neid ka üksjagu olemas, nii et need on need väikesed pinmonteeritavad releed kõik ja mul on suur kahtlus, et selles suhtes, et kui hästi nad vastu peavad, nii et neid võib hakata kohe ilmselt tagavaraks ostma. Õnneks mul ühte sorti releesid on terve rull, mis võib-olla, ma ei ole vaadanud, kas nad täpselt sobivad, aga väga sarnased tundusid olevat. Nii, siis mida ma olen ise märganud, et antennitüüneri või antenna tuning unit, ATU seadeid ei saa salvestada vastavalt valitud antennile. Saab küll salvestada vastavalt bändile, aga seal on üks nii-öelda salvestus, aga kui ma teise antenni peale lülitan, siis ma pean uuesti jälle häälestama. Ja see häälestamine on üks protseduur, mis tegelikult neid releesid just väga kulutab, nii et häälestamist tahaks võimalikult vähe teha. Nii, siis natuke kummaline USB audiolahendus, seda vaatame natuke hiljem. Siis tal on sisse ehitatud tarkvara raadio, mis on ikka päris otse sämplimisega tarkvara raadio, küll ainult 14-bitine. Ja siis seda kasutatakse ainult selleks, et näidata seda waterfalli ekraani peal. Sealt mingit audiot kätte ei saa, vähemalt mulle teada olevat. Et audio tuleb ikkagi nende põhivastuvõtjate, mille lõpu, ütleme, vahesagedusest edasi on ka juba SDR-i arhitektuur, aga jah, seda 14-bitist, sealt saab siis vaadata kuni 1 MHz laiust spektri piirkonda nii-öelda valitud lainealal. Ja need on mõlemad olemas nii siis põhivastuvõtjal kui ka sellel lisavastuvõtjal. Niimoodi. Jah, nendele, kes nüüd ainult digimodesid teevad, nendele seal on suur häälestusnupp, mis on tegelikult täiesti tarbetu, kes seal FT8 ja muud sihukest töötavad, et see võiks seal üldse mitte olla enam. Muidugi need, kes võistlusi teevad ja nende jaoks on täiesti mugav ja kes veel neid vanu SSB ja telegraafi teevad, siis nende jaoks on enam-vähem okei. See on sihuke kaheosaline nupp, seal on see eespool on see põhinupp ja siis tagapool on sihuke rõngas. Seda saab piltide pealt pärast vaatame, kuidas ta tehtud on.
Noh, need digimodede tegijad võivad selle nupu põhimõtteliselt ära võtta ja seal on päris hea inkrementaalne kooder küljes, nii et seda saab näiteks antenni suunaindikaatorina kasutada, kui natuke nuputada, mingi Arduino külge panna ja töötab väga hästi tõenäoliselt. Nii, siis on seal see moment, et tegelikult väga palju seadeid tehakse tegelikult ühe nii-öelda multifunktsionaalse nupuga, mida tuleb siis menüüst valida, mis funktsioon tal on. Et neid nuppe võiks vähemalt 2-3 tükki seal olla, et siis saaks neid funktsioone natuke paremini valida, muidu pead jälle menüüs käima ja siis valima õige funktsiooni, aga noh, see nii-öelda tagumine häälestusnupp, sinna saab ka panna päris palju funktsioone juurde, nii et tegelikult on selliseid multifunktsionaalseid nuppe seal 2 tükki olemas. Siis täheldasin just siin paar päeva tagasi, et kuigi tal on SD-kaardi liides olemas, siis on ta üsna ebastabiilne. Et ma tahtsin salvestada ja siis mingil hetkel ma salvestasin selle menüüde struktuuri sinna peale või kogu selle nii-öelda seadete salvestuse selleks, et kui nii-öelda teha lahti seal ühe jumperi tinutamisega, teha lahti saatmise funktsionaalsus kõigi lainealade nii-öelda või noh, laias ulatuses, siis selle peale tuleb teha see seadete taastamine pärast. Siis ma tegin selle salvestuse ja siis tegin taastamise ja siis üritasin neid menüüsid või konfiguratsiooni taastada ja siis ta ütles mulle file error ja kogu lugu, nii et fail oli tegelikult vigane, olgugi et salvestamise ajal midagi ei öeldud. Et ettevaatus sellega, kuna need seadeid on päris palju, et siis kui need kaduma lähevad, ei ole just see väga, väga lõbus. Nii, praktikas jälle ma siin paar päeva tagasi võtsin transceiveri lahti, hästi palju kruvisid. Üleval pool on 9 ja 13. 9 on see põhikaan ise peal, 13 on seal peal olev selline metallist paneel veel ja siis allpool on veel 16 tükki, nii et kokku 38. Kui te võrdlete mingisuguse tavalise PC arvutiga, kus saab 2 kruviga arvutikaane maha, siis on veel palju nii-öelda ruumi edasi arendamiseks sellel jaesul. Niimoodi, need on nagu sellised üldises ülevaatuses kõik põhilised puudused. Nii, siin on nüüd eespoolt selle transceiveri pilt. Siin saab siis näidata, kuidas, mis nupud tal siin on. Võt see on see suur häälestusnupp, eks ole, mis võtab tohutu palju ruumi ära esipaneeli peal. Siin taga on siis see teine nupp, mida saab siis vastavalt nendele nuppudele, mis siin selle ümber on, saab valida selle funktsiooni, nii et see võib siis töötada RIT-i asemel, jaesul on see nimetus clarifier, siis saab seda kasutada selle sama VC Tune'i nii-öelda bändi ulatuses selle filtri häälestamiseks. See tegelikult mingit kondensaatorit otse ei keera, see käib sammootoriga või mingi servoga seal pilli sees. Siin on selle VC Tune'i aktiveerimise nupp ja siin on see CS-nupp, mille kaudu siis saab valida, kui seda vajutada, siis on selle tagumise nupu funktsioon see, mis on menüüdes selleks valitud. Nii et see lülitab nagu selle sisse ja siin on veel fine tuning võimalik teha ja mälupankade valimine ja nii edasi, isegi main ja subbändi vahetamist saab sellega teha. Niisugune overkill nii-öelda. Siis see teine multifunktsionaalne nupp on siin all, see kõige väiksem nupp, aga millega saab kõige rohkem asju juhtida transceiveril. Et seda saab demo ajal vaadata, kuidas see käib. Siis on meil vaesagõdes filtri juhtimine siin põhi ja nii-öelda lisavastuvõtjal. Need on siis mõlemal olemas füüsiliste nuppudena, nii notch filtri kui siin ka mõningate muude funktsioonide jaoks. Ja muidugi filtri enda shift ja ribalaius. Ribalaiused on piiratud selle sama niinimetatud roofing filtrite ribaga, nii et seal on siis
tava konfiguratsioonis on 600 hertsi või 3 kilohertsi või 12 kilohertsi. Ja siis on siin mikrofoni nivoode muutmine ja veel mõned asjad. Bändivahetus on hästi mugav siin üleval, et siin on nagu sellised kaheastmelised nupud, et saad ülespoole vajutad subbändi, allapoole siis on main bändi valik ja siin selle nupu kohal saab siis valida, kas main, ütleme, milline bänd on siis saatjaga seotud, eks ole, ja millised siis vastuvõtjad parasjagu töötavad, kas üks või mõlemad või ja nii edasi. Ja siis on see suur display, selle pealt vaatame pärast hiljem, kuidas need asjad välja näevad. Nii, tagapaneel, siin on natuke tihe on see pilt, aga võib-olla on teil näha. 3 antenni konnektorid, nagu jutt oli, suur ventilaator, mis ei ole väga lärmakas, aga saatmise ajal ta ikka vahepeal läheb käima, sõltuvalt toa temperatuurist, aga tänapäeval on elekter nii kallis, et kõigil on toad nagu nii hästi jahedad ja tegelikult transiiver soojendab tuba, nii et see on suur pluss, et sealt tuleb sooja õhku välja. Nii, siis on kõik võimalik audio ja PTT ja muude ühenduste võimalused. PTT väljund on ilusasti olemas, selles mõttes, et see ühendub vastu maad, kui saatja PTT on rakendunud, lõppastet väga hea juhtida ja täiesti kasutatav. Et tegelikult on tal need accessori konnektorid olemas, aga minul ei ole neid veel vaja läinud. Selles mõttes on kõik nagu tehtud ära RCA-de või nende 3,5 mm pulkadega. Ja siis, kes veel serial porti mäletab, siis see on siin ka eraldi olemas, ehkki põhiliselt saab kõike läbi USB teha ja USB kaudu saab rohkem teha kui läbi serial pordi. Seda on ka kusagil öeldud, seal on mingid piirangud käti funktsioonides. See on siis USB ise, tavaline vana USB liides. Ja siis on võimalik ka väline display järgi panna, et see on küll TVI interface, kuna HDMI maksab raha kahjuks. Seal on litsentsitasud ja sellepärast nad ei ole ilmselt HDMI-d pannud ja see on paljude teiste tootjate puhul sama probleem. Aga TVI on tegelikult sama, mis HDMI. Probleem on ainult väike resolutsioon, see on maksimum 800 x 600 pikslit. Aga üldiselt ta toimib. Probleem oli mul siin sellega, et ma tahtsin seda videomikserisse saada seda signaali või seda ekraanipilti ja siis selgus, et see videomikser tahab saada 1280 või rohkem pikslit ja 800-ga ei töötanud, siis ma pidin oma vana SAT-i vastuvõtja vahele panema, millel oli HDMI sisend ja see siis konverteerib nüüd seda õige lahutuse peale. Et siin on siis olemas nimekiri, mis asjad siin kõik olemas on. Väga ei oska praegu kommenteerida selles mõttes, et ei ole paljusid nendest ühendustest tegelikult kasutanud. Siin on isegi mingi analoogindikaatori võib siia järgi panna, kes tahab seieriga S-meetrit saada või võimsuse näitajat tõenäoliselt. Niimoodi, lähme edasi. Plokkskeem, see jääb teile kodutööks sellega tutvumine, sellepärast, et ta on nii suur ja tihe, et selleks oleks vähemalt 8K ekraani vaja ja aega meil ka väga palju ei ole, nii et sellest me üldse ei räägigi tegelikult siin praegu. Aga me räägime natuke edaspidi mõningatest momentidest seal. Et siuke tüüpiline Jaasu skeem isegi 4K ekraani peal ei saanud ka seda ühe korraga hästi loetavalt lahti, nii et ja kuskil mujal niisugust paremat skeemi ei ole ka. Nii, siin on natuke pilte tehtud veel, need, kes ei ole viitsinud oma pilli lahti kruvida ja need, kes ei ole veel seda Jaasut ostnud omale. Et siin on siis näha, kuidas ta ülevalt poolt välja näeb, siin on suhteliselt suur valjuhääldi olemas, täitsa teeb häält kui vaja, aga digimudede meestel pole seda väga vaja. Neil aitab arvutist küll. Et siin on siis ütleme, hakkame siit tagapoolt pihta tegelikult, see on siis USB helikaart.
siin, see on siis pandud siia, see on mõned muud funktsioonid ka veel ilmselt juures. Ja siin paremal pool on siis antennitüüner, see atu, noh siit võib igaüks ära lugeda, palju siin releesid peal on, need väikesed valged on ka kõik releed, need lülitavad siin antenne ümber ja nii edasi, nii et üsna hirmutav näeb välja nendele, kes teavad, mis võimsusega neid releesid tegelikult kasutada tohib niimoodi. Ja mingi 50 Hz juures võib natuke suurema võimsusega kasutada, aga nii ta on, nii et niimoodi näeb see asi siit ülevalt poolt välja meil. Ilusad õhukesed lindkaablid, ei tea kaua nad vastu peavad, kui need hästi tihti neid plaate välja võtta ja lahti lammutada. Võib-olla mõned korrad peavad vastu. Niimoodi võtame siis järgmise, siin on see, kuidas ta altpoolt välja näeb, see pill. No, siin on siis 2 suhteliselt identset vastuvõtjat. See WC Tune moodul, see on ilmselt seal kuskil veel nende all olemas. Siis siin paremal pool on hästi palju vaba ruumi. Siit võib-olla pildi pealt ei saa nii hästi aru, aga see plaat on siin all põhjas hästi sügaval. Aga muidu on see kast kõik tühi, nii et siin on kohe väga palju ideid võimalik genereerida, mida kõike siia võiks sisse panna. Noh, toiteploki saaks sisse panna edukalt. Näiteks siis väikese Intel nukkarvuti, kes digimodesid teevad, saavad kohe omale arvuti siia sisse ehitada. Siis on võimalik, ma ise mõtlesin, et üks Redbit AIA võiks siin olla, STR 16-bitine, siuke korralik, meil on võrguinterface ka küljes ja siis saaks kogu pilli juhtimise läbi selle teha ja saab hästi korraliku STR-i ka sinna juurde, nii et jah, hästi palju releesid jällegi, kõik need on releed, ilmselt lülitavad madalpääsfiltreid siin, et need lähevad katki, aga madalpääsfiltrite lülitate nagunii lühistate ära, kui releed katki lähevad, nendest ju tavaline signaal ei lähe mitte halvemaks, vaid läheb paremaks. Nii jah, siis võimas ferriitrahvu ja 2 pisikest transistori, mis siis 100 vatti siin välja annavad ja nii edasi, nii et selline näeb välja siis altpoolt see pill. Ja nagu ma ütlesin, siin 16 kruvi on vaja lahti võtta, et seda ise näha. Nii. Lähme siis edasi. Nüüd ma näitan ühte natukene loetavamat plokkskeemi, see on siis, kuidas tema vastuvõtu osa on tehtud. Niimoodi, siin on siis 2 identset osa tegelikult. Neil suurt vahet ei ole, nii et sisendis on siis antennikommutaator või selektor. Siis on atenuaator, saab valida mitme erineva sumbuvuse vahel. Nii, siis on see niinimetatud WC Tune, see on siis eelselektor. Selle taga on siis 15 ribafiltrit, mida siis valitakse sõltuvalt lainealast. Need ei vasta just päris amatöörsagedusaladele, aga seal jah, ta on kuidagi moodi valitud. Siis on kõrgsagedusvõimend ja seda tegelikult saab ka vahelt välja lülitada, loomulikult neil on 2 tükki, AMP1 ja 2. Jah. Oi. Huvitav, kuidas see tegelikult, võib-olla küll. Ma ei hakka audiomikserist keerama, ma keerasin pilli pilli RF võimenduse maa. Et jah, selles mõttes, ma eeldasingi, et striimis on õige asi. Niimoodi. Nüüd vist on korras. Striim on muidugi viivitusega, nii et sealt muutub see asi hiljem, aga striimi vist ei läinud ka, nii et okei. Siis jah, on meil üks mikser, see on siin klassikaline, sisuliselt nagu ikka üks. Jah, okei, ta oleks võinud kohe öelda seda, siin ma kahjuks kõike ei näe, mis on sisse jäänud, nii et okei, aga nüüd ei tohiks olla enam. Nii, siis on siin jah, klassikaline korralik balansssegusti, siis tulevad need niimetatud ruufik-filtrid, mida saab siis valida. Ja edasi siis on juba AD-muundid. Räägitakse millegi pärast teisest vahesagedust, mis on 24 kHz nende
nende nii-öelda põhivastuvõtjate jaoks. Aga tundub, et ikkagi vist digitaliseeritakse enne ja see 24 kHz on digitaalne, nii et see ei ole just väga halb. Ja siis on siin kõikvõimalik signaalitöötlus juba digitaalne ja diamoondi, millest siis läheb võimendisse ja valjuhääldisse. Ja samamoodi on, tähendab neid audiovõimendeid on 2 tükki, nii et on võimalik sinna 2 kõlarit järgi panna või siis kõrvaklappidesse kas või paremale või vasakule kõrva eraldi saata need väljundid ja nii edasi. See peaks olema tüüpiline 2 vastuvõtjaga lahendustele. Nii, see, mis on siis huvitav selle vastuvõtja juures, et mida siis öelda tema dünaamika kohta, et vaatame korraks natuke lähemalt seda, et millest siis sõltub vastuvõtja dünaamika ulatus, seal on nagu 3 põhilist asja, et võimendusastmete ja segustite lineaarsus, arvatakse, et see ongi nagu väga paljudel juhtudel põhiline asi, millest see sõltub, aga tegelikult ei ole niimoodi, filtritest sõltub ka, siin ütleme kasulikust signaalist kaugemal olevate sageduste jaoks nende mahasurumiseks. Siis 3. punkt, mis väga tihti ära unustatakse, on see vastuvõtja lokaaloscillaatorite ja taktigeneraatorite faasimüra tase. Tarkvararaadiote puhul on järjest rohkem küsimus taktigeneraatorite puhtuses ja faasimüras. Ja lokaaloscillaatorite puhul tuleb ka tavaliselt, kuna kõike tehakse digitaalselt, siis samad taktisignaalid peavad hästi puhtad olema. Ja siin on päris huvitav tabel, igaüks võib selle proovida ka internetist üles otsida, kui otsida selle sama Sherwood Engineering Measurement Results näiteks. Et nad on teinud päris põhjalikud mõõtmised erinevate amatöörtransiiverite jaoks ja just selle dünaamika osas, nii et siin on päris huvitav näha, et see FTDX 101D on tegelikult kõige tipus vastuvõtja dünaamika osas vähemalt. Et siin, te vaatate seda sama 100 kilohertsi kaugusel blokeerumise mahasurumist, siis see on suurem kui 147 detsibelli. Pärast me vaatame, et see asi nii ilus ka muidugi ei ole, number on vägev, eks ole, aga tegelikult tuleb aru saada ka natuke sellest, et mis selle numbri taga tegelikult on ja ka nende teiste numbrite taga. Oluline moment, mida peab meeles pidama, on see lokaaloscillaatori faasimüra. Siin on tavaliselt detsibelli siis nii-öelda selle sageduse või kandevsageduse suhtes ühe hertsi kohta ja kui kaugel kandevsagedusest, nii et see on siis praktikas hästi oluline, näeme, kui oluline see tegelikult on paljude muude parameetrite ees nii-öelda. Siis sisendosa selektiivsus, et kuidas seda on tehtud, et siin siis FTDX-il on see preselektor seal ees, seda teistel praegu ei ole eriti. Siis on filtrite nii-öelda kvaliteedi kohta siin ühte teist ja siis on ka nii-öelda intermodulatsiooni kaudu siis avalduv dünaamika ulatus, mis on ka muljet avaldav siin mõõdetud, aga sellesse peab ka natuke reservatsioonidega suhtuma praktikas, nii et jah, seda vaatame natuke edasi. Siia ma tõin, tähendab, see tabel on hästi pikk, seal on ikka, ma ei tea, vähemalt enamus amatöörtransiivereid, mis kunagi on kommertsiaalselt tehtud, on olemas, siin kuskil päris kaugel, aga mitte päris lõpus on näiteks ICOM 706 MK2G, mis on hästi palju kasutatud, et näete siin intermodulatsiooni maasurumine, siin on 74 ICOMil 110 jaesul, nii et ta tegelikult dünaamika mõttes on ikka korralik pill. 126 ja 147 siin näiteks. Nii, lähme edasi. Võtame siis natukene, vaatame seda, kuidas see faasimüra tegelikult avaldub siis meie, näiteks samas blokeerumise mahasurumises. Niimoodi, kui meil on mõõdetud lokaaloscillaatori faasimüra,
siin 10 kilohertsi kaugusel sellest vastuvõetavast sagedusest vastuvõtte puhul on siis -154 detsibell dBc-d hertsi kohta. See on nüüd just see huvitav moment hertsi kohta. Siis kui te mõõdate 1 hertsise ribalaiusega mõõteriistaga või analüsaatoriga seda. Nii, ja kui meil on nüüd vastuvõtja ribalaius 3 kilohertsi, see on siis 3000 korda, tähendab, et sinna tuleb juurde panna siis 34,8 detsibelli saame seal 13 kilohertsises ribas -119 dBc-d, siis 3 kilohertsi kohta. Nii, see blokeerumise number on antud siis detsibellides, siis ütleme sellest võrreldes vastuvõtja oma müra nivooga ilma selle blokeeriva signaalita, siis kui blokeeriv signaal põhjustab selle kasuliku signaali vähenemise 1 detsibelli võrra. Niimoodi vähemalt ARRL mõõdab seal nendes QST review'des. Et Jaesu ise ütleb, et tegelikult tähendab ARRL ei suutnud, neil ei olnud nii head signaaligeneraatorit, et seda 27 dBm, mis on tegelikult pool vatti, nagu te teate. Et sellist signaali ei suutnud nad sinna sisse panna, aga Jaesu ise väidab, et need kannatab välja, et see kompressioon tekib seal 27 dBm juures. Niimoodi. Et siis, kui me nüüd arvutame välja selle mürataseme, mis on faasimüradega määratud tegelikult, sellepärast faasimürad põhjustavad, ütleme, selle sama häiriva või segava või blokeeriva kandevsageduse jaoks täpselt, nad avalduvad vastuvõtja oma müra tõusuna selle blokeeriva signaali oma olemasolul. Nii et sel juhul meie vastuvõtja oma müra tõuseb -92 dBm-ini. Nii, ilma blokeeriva signaalita on see tundlikkus või müra taseme järgi on seal mingi -130 dBm kuskil seal lähedal. Et kui me siis võtame selle blokeeriva signaali tegeliku mõju, mida nagu sa praktikas kuuled, mitte ainult see, et su kasulik signaal läheb detsibelli võrra väiksemaks, aga tegelikult su signaalmüra suhe tundlikkus halveneb 48 detsibelli võrra, nii et nii palju siis sellest suurest numbrist ja see põhiliselt on tingitud sellest samast oscillaatori faasimürast, mida on tegelikult väga raske, väga palju paremaks saada. Võib-olla kui me kasutame mingit 18-bitist või paremat ADC-d ja siis kasutame ülihead taktsagedust ja kasutame laiaribalist SDR-i, nii et seda segustit ees ei ole ja seda tavalist analoog-lokaaloscillaatorit enam ei ole, siis võib-olla saame ka palju paremaid tulemusi veel. Ja muidugi ei tohi unustada seda väikest fakti, et ka see segav signaal praktikas omab faasimürasid ja kui see segav signaal on näiteks ICOM 706, siis on olukord suht lootusetu, ütleme niimoodi. Nii, muidugi see, mida ma nüüd rääkisin, see võib olla ka vale, täiesti seda Delfi faktikontrollijad ei ole veel kontrollinud ja Facebooki omad ka mitte, nii et ootame ära, kui need kõik üle kontrollivad, et võib-olla ma arvutustes eksisin või kusagil, aga vähemalt esialgu tundus niimoodi olevat, nii et võtke seda minu arvamusena. Nii, siis vaatame edasi, kuidas see USB audio on siin tehtud. See on see, mida ma ütlesin, et kummaline lahendus tänapäeva tarkvara raadio arhitektuuriga transiiveri jaoks. Näete, et siin on selline chip olemas nagu USB audio koodekiga, eks võib vaadata, mis ta täpsemalt on ja mis andmed tal on. Ja sinna tuleb audiosignaal sisse analoogkujul. Siin on ilusti näha, siin on 2 madalpääsfiltrit ees veel. Peab olema ja ADC sisendis peavad madalpääsfiltrid olema, see on kohustuslik, aga siis ma hakkasin uurima, et mis siis nende madalpääsfiltrite lõikesageduseks on. Panin nad ühte ahelate simulaatorisse ja siuke sageduskarakteristik on, nii et lõigatakse ära seal umbes enne 3 kilohertsi juba, nii et tegelikult on 3 kilohertsi juures juba 1,9 detsibelli ehk siis 0,8 korda sellest signaalist alles jäänud. Nüüd jällegi
selle tõttu digimodede kasutajad peavad tõsiselt pettuma, eks ole, selles, et seal 3 kHz juures on ka tavaliselt jaam, nii et nende signaal läheb väiksemaks ja see waterfalli peal see kontrastsus või tähendab, see pilt läheb sealt tumedamaks tagaotsas, mis ei tähenda üldse, et tegelikult need halvemini dekodeeritakse palju, aga arvestades, et selle USB audio samplingu sagedus on 48 kHz, kui me lõikame ta 10 kHz pealt ära, või ütleme 12 kHz peal, kus on meil see lai roofing filter, siis sellest peaks täitsa piisama. Ma ei saa aru, miks nad seda 3 kHz peal teevad ja kõige hullem on see, miks nad üldse seda signaali vahepeal sealt DSP-st uuesti analogkujule muundavad ja pärast siis uuesti selle USB audiokaardiga, nii-öelda sisemise audiokaardiga digitaliseerivad, nii et see teeb asja kõige hullemaks tegelikult. See tähendab, et ka kõik need analoogmürad tulevad juurde ja nii edasi sealt võimenditest, natukese aja pärast näeme. Siin on üks pilt, oletame, et need, kellel on see transceiver olemas, võivad proovida ja võib-olla on tähele pannud, et kui ta on USB liidesega arvuti taga, siis transceiveri võib välja lülitada, see USB jääb alles. Et USB audio ja kõik jäävad alles ja see on nüüd see pilt, all on natukene nii-öelda tööolukorras, kui sealt mingid signaalid tulid ja üleval pool waterfalli peal on näha siis kuidas näeb see waterfalli või see audio waterfall välja siis, kui transceiver on välja lülitatud. Siis on seal igasugu mürasid, mis tulevad läbi selle USB kaabli enda kuidagi sinna audiokaardi peale. Transceiverisse pääsevad. Sest on näha, et seal seda 3 kHz alla kukkumist enam ei ole. Et see tekib kuskil peale seda 3 kHz madalpääsfiltrit. Muidugi need nivood ei ole päris võrreldavad, sellepärast et see waterfalli kontrasti reguleerib vist programm automaatselt, aga seal on mingi miinus. Ütleme niimoodi, et see skaala näitab seal sõltuvalt, mis arvuti küljes see on, millegi pärast jällegi näitab seal kas mingi 5-10 või isegi 14 jaotist. Tavaliselt on ta seal kuskil 7-80 juures normaalse signaaliga. Nii et jällegi siuke huvitav tähelepanek. Nii, siin on siis see, millest ma natuke varem rääkisin, et kui me võtame siis isegi selle 12 kHz roofing filtri, siis me näeme, et siin 3 kHz juures hakkab signaal ära kukkuma, läheb tumedamaks see waterfall. Et siin on 2 erineva filtri, siin üleval pool on 12 kHz, allpool 3 kHz roofing filter. Siin võrdluseks, siin kasutan seda HDSTR-i päris siin näiteks Redpit-AIA või muude STR-idega ja sellel siis, kui ma keeran selle vahesagedusfiltri või audiofiltri, mis iganes, keeran 3 kHz peale, siis ta on siit ilusti 3 kHz-ni on sama kontrastiga, sama nivoo ja kukub ära alles seal päris lõpus, kus ta peab ära kukkuma ja ma võin selle keerata ka 30 kHz-ni, kui soovin seal HDSTR-is. Et nii, siin on siis sul veel natuke arenemisruumi selles mõttes. Niimoodi siis ka saatja poolt. Nii, vaatame natuke veel aega. Et saatja puhul siis signaal genereeritakse ka diamoondi abil ja tegelikult ütleme see, mida ma just rääkisin, on natukene nii-öelda pool sellest USB liidesest. Ka saate audio jookseb läbi sellesama sisemise USB audiokaarti ja see tehakse, ütleme arvutist tuleb läbi selle liidese, siis tehakse analoogsignaaliks ja siis mingi koha peal uuesti digitaliseeritakse, nii et seal on täpselt see sama probleem. Ja seda siis tehakse ühe diamoondi abil, mille taktsagedus on 400 MHz, on siis sisuliselt hästi korralik diamoondi, ma ei tea, vist 14-bitine, ma arvan, millega saab juba ühte-teist tekitada. Seal ei ole enam seda klassikalist SSB spektri formeerimist vaja. Üldiselt on spekter päris puhas, ma vaatasin, mul on üks korralik või suhteliselt vana, aga täitsa
töötab Agilenti saatja tester ja sellega ma natuke vaatasin. See töötab ka nagu üks tarkvara raadio. Tal on hästi puhta nii-öelda vastuvõtu kanaliga, hästi väikesed faasimürad ja nii edasi. Et siin on siis näha, eks ole, et kui mul ütleme see skaala tipp on siin 100 vatti, on küll logaritmiline 50 dBm, eks ole, siis kui ma nüüd kõik mikrofoni võimenduse maha keeran, ei anna arvutist midagi sisse, siis ma näen saatmise ajal, umbes siin, ütleme kõrgemad piigid lähevad seal -80 detsibelli sellest 100 vatist. Mis on suhteliselt hea isegi, võib öelda. Aga ütleme, kui meil seda analoog osa seal vahel ei oleks, siis ilmselt me ei näeks siin suht mitte midagi. Niimoodi. Ja huvitav efekt on ka see, et seda tasub tähele panna, meeles pidada, et kui ka mikrofoni gein täielikult maha keerata ja mikrofon panna sellele transceiverile sappa, siis tegelikult see mikrofoni võimendus ei ole 0. Seal on täiesti võimalik kuulata, mis toimub. Küll läheb suht väikse võimusega välja, aga tegelikult mikrofon jääb järgi. Aga ma tegin kõrval siin võrdlesin ICOM 706-ga, see on see mitte MK2 isegi, aga see päris vana ICOM 706. Panin selle käima, keerasin seal mikrofoni võimenduse maha, oli ka 100 vati režiimis ja puha siis on näha ainult selle kandesageduse jääk, mis on tunduvalt suurem kui jaesul, aga seda nii-öelda taustamüra praktiliselt ei ole, mis on nagu selles saateriba laiuses kanalis sees, 3 kHz on siin. Et jah, selle koha pealt on mõnes mõttes ICOM parem. Muidugi sõltub, kuidas tal audio õnnestub sisse anda. Kui see anda ka väga hea dünaamikaga, siis võib juhtuda jah, et näiteks teisi digimode või FT8 jaamu lähedal häirib 706 vähem kui see jaesu. See on selline tähelepanek. Siis ma tegin veel katsetuse, et saada nagu täis kandev sagedust ja võimalikult puhas signaali võtsin RTTY mode, mul ei olnud seal telegraafi võtit laboris võimalik järgi panna, aga vaatasin siin, võrdlesin RTTY-ga, nii et vasakul on jaesu ja siin paremal on siis ICOM. Väike vahe ikkagi on siin 10-15 detsibelli, aga see müranivoo on siin jällegi ICOMil tunduvalt suurem. Nii. Aga see olekski jah siis sellest transceiverist endast nagu teooria osas kõik või selle esitluse osas. Alternatiivid pakutakse siin välja ICOM 7060, mul ei ole seda pilli, ei oska öelda, kas ta on halvem või parem. Ei tea, aga mõnes mõttes on parem ilmselt. Ta on ikka päris otsesämplimisega SDR, nii et kui te ei tee seal mingeid multi-võistlusi ja teil naaber ei ole kohe päris kõrval samas bändis, siis ma arvan, et tema vastuvõtja on piisavalt hea. Aga samas on võimalik saada LAN-i kaudu arvutisse kogu see nii-öelda digitaalsel kujul otse ilma analoogkujule tegemata. Muidugi jällegi puudus 4 meetrit ei ole, see on kõigil alternatiividel siin puudus, millel on. Jah, ma siia neid päris ultralühilaine aladega pille ei toonud välja, neid on ka olemas. Need on nagu sellised, mis esimesena tulid. Jaesu enda alternatiiv, kes ei taha seda 2 vastuvõtjat, digimudedega töötamisel, ma ei tea, kui palju neid kasutatakse. Võistlustel jah, on 2 vastuvõtjat oluline. Et FTDX 10, see on muidu sama nagu see 101 ühe vastuvõtjaga ja tal ei ole seda WC tune'i või eelselektorit ja ei ole 4 meetrit ka, nii et need puudused, aga selle eest on palju odavam. Ma ei tea, kas see on mingi 1500 kandis või kusagil oli Vimos. See 101 on siis 3000, ütleme reaalselt läheb seal 3300-400 ära, et teda kätte saada.
ja noh, muidugi siis flexid, noh siin näitena see 6600 on vist küll kallim. See on ka selline 16-bitine otse sämplimisega, ma ei tea, Tõnnol on neid vist olemas seal. Probleeme on natuke tarkvara stabiilsusega, aga jällegi seal ei ole seda imelikku analoog-digitaallahendust. Et jah, aga noh, seda võib veel keegi midagi välja pakkuda, mis selle asemel võiks olla, nii et pärast võib ju seda arutada. Nii, siis on küsimuste osa, aga ma tegelikult lükkaks seda edasi, et me võime siin teha mingi väikese demo, meil on natukene veel aega. Selleks ma lülitan, siis teen niimoodi, et näete selle transceiveri ekraani reaalajas. Nii, selleks ühte nuppu vajutada, nüüd peaks see ekraani pilt näha olema, ta ongi praegu 10 MHz 30 meetri FT8 modes. Nii, ja siin on nüüd see, ma kasutasin seda luksust, et ma võin siia transceiverile hiire järgi panna. See hiire kursor küll siin väga suur ei ole, aga noh, ta on siin näha teil, nii et on võimalik siin viidata, mis tegelikult ekraani peal on. Noh, jah, see on siis tema põhidisplay, siin all praegusel hetkel on see niinimetatud waterfall, selline klassikalises režiimis. Siin päris all on siis igasugu erinevate režiimide muutmise võimalused. Siis on siin indikaatorid, neid saab ka siin kõikvõimalikel viisidel muuta. No, ja üks puudus, mis ma jätsin ära mainimata. Te peate kõik selle paari sekundi jooksul läbi lugema ja sealt oma valiku tegema enne, muidu kaob see pilt eest ära. Et jällegi paljud peavad seda puuduseks. Noh, siia võime panna näiteks, tahame hoopis vaadata, mis temperatuur pilli sees on või seda näidatakse meile vist jällegi ainult saate, ei, seda näidatakse ikkagi siin, ma arvan, et reaalselt ainult saate ajal. Mul on praegu RF võimendus maha keeratud, et nüüd ma tegelikult kasutan seda võimalust ja keeran natuke seda audiot peale. Ma kuulen ise ka, tähendab, ma ei tea, kas see nivoo on nüüd nii, et Zoomis päris ära, tähendab tegelikult striimi vist praegu ei lähe seda audiot veel üks hetk, ma teen selle audio sinna striimi ka. Pean selleks mikserit keerama natuke, ma kuulen. Et nüüd ta võiks nagu idee poolest ka striimi minna. Nii, ja nüüd peaks jah mõlemale poole minema. Niimoodi. Ma ei tea, kui kellelgi väga probleeme on, et hääl ei ole enam siin mikrofonist kuulda, siis ma võin maha keerata uuesti. Nüüd on natukene transceiveri audiot ennast ka kuulda. Nii. Mis meil siin veel oli? Siin on siis üks riba, mis siis, kus on siis näha nii-öelda, võib valida filtreid, siis võid valida, kumba antenni tahab kasutada, noh teise antenni taga ei ole praegu midagi, antenni lülitamine käib mul siin teisiti. Seda saab kõik puuteekraaniga ka teha, aga praegu on mul lihtsalt hiir siin taga, sellega siis näevad teised ka. Atenuaatorid siin saab valida kuni 18 detsibellini, siis on võimendi, kas amplifier 1 või 2 või siis on siin veel mingi optimeeritud intermodulatsiooniga asend, kus tegelikult võimendit enam ei ole. Nii. Siis roofing filtri valik, noh siin 600 Hz, 3 kHz või 12 kHz. Nii. Siin üleval on siis näha see nii-öelda variable capacitance tune. Huvitav, et seda praegu ma ei saa muuta isegi. Mingil põhjusel olgugi, et mul on siin valimata see. Et nüüd ma saan selle tagumise nupuga siin muuta. On näha, et natukene signaali tugevus muutub. Et kuskil on nagu ta maksimaalne. See ülemine rida on seal, siis näitab nagu seda tegelikku amatöörbändi.
ja see toimib ainult amatöörbändidesse, selle eelselektor. Nii, ja siis on meil Spectre ja siis on ka Waterfall nii-öelda olemas. Ja mida siis Jaesu eriti uhkeks peab, on see 3-mõõtmeline Waterfall. See näeb siis selline välja. Noh, siin on vaja teda natukene häälestada, tema nivood. See on see nii-öelda level. Saan teda selle multinupuga. Multinupp läks nüüd teise asendisse. Huvitav, et ta näitab mulle seal menüü peal, et see multi on leveli all, aga tegelikult on hoopis see CS-nupp leveli all, nii et seal ta natukene näitab valesti isegi. Nojah, mõnele võib meeldida selline 3D spektri pilt. Seda saab siis veel ka, sellega saab siin ka häälestada, selles mõttes nüüd muidugi see samanegi JTX hakkab siin imelikke asju tegema, kui ma sagedust muudan mujalt kui sealt pildist seest. Ta peaks jälle tagasi olema õige koha peal. Siis on meil võimalik siin valida, kui laia riba me tahame selle Waterfalli peal näha, näiteks siin 100 kHz valida, siis on siin signaale rohkem. Ja selle teise värviga on näidatud siis see segment siin, mis on tegelikult läheb nagu põhivastuvõtja ribasse, nii et see on roofing filtri ala, mis siin on ülejäänud osa on see laiaribaline SDR. Need nagu siis liidetakse kokku siin pildis ja mida siin veel, siis on võimalik veel igasugu erinevaid ekraani kompositsioone tekitada kuni selleni, et see audio oscilloskoop ja audiosageduse FFT, nii et jah, kahjuks FT8 dekooderit tal sees ei ole, küll on tal aga RTTY dekooder sisse ehitatud ja BSK dekooder, aga jah, seda ma ei ole kahjuks käima saanud, aga vaatame, äkki õnnestub meil, kui ma panen ta nüüd 7 mega peale pilli, näete siis siin jookseb seesama mingi võistlus siin 7 mega peal, vaatame, kas me leiame mõne signaali, enne mul oli siin. Mingi CQ ilmus igal juhul välja. Ja raportit on ka näha siin, nii et põhimõtteliselt see dekooder ka töötab siin. Ja põhimõtteliselt saab RTTY sidet teha, nii et arvutit pole külge vaja. Aga nüüd võimalus on üsna piiratud, nii et aga põhimõtteliselt töötab. Niimoodi nüüd hakkab varsti aeg läbi saama. Ma vist tegelikult nüüd jätaksin siin kohal pooleli või selles mõttes ootaksin veel küsimusi, mida võib siis Zoomi kaudu esitada või siin ka, vaatame, Zoomi chatis võib esitada. Vaatame, kas sinna on midagi tulnud minu ettekande osas. Jah. Võib kuuluda, aga see on suhteliselt vana juba minu arust. Ja selles mõttes küll. Ta oli vist ka suhteliselt kallis pill, vähemalt omal ajal, ma ei tea, mis ta praegu on. Ja kui palju teda praegu toodetakse enam. Ma arvan, et puutetundlikkus, ma ei usu, et see puutetundlikkus otseselt mingi lisavidinaga, et mis simuleeriks kuidagi moodi seda, mida hiir teeb, aga ma hästi ei usu, et tal mingi võimalus on, vähemalt ma ei tea, et oleks. Et jah. Et seda saab nagu. Kas mind nüüd on kuulda praegu, jah? Ja arvat on kuulda. Aha, okei, ja ma proovisin seda klahvi enne, aga see klahv mul
ei fungiseerinud. Kuule nüüd tähendab see osa nüüd, mis puudutab seda päris keerukat menüüd ja seadistamist. No, seda võib korra näidata siia. Seda me loomulikult praegu ei jõua, aga et see ilmselt need pilliomanikud saaksid võib-olla vajadusel ka otse pöörduda, et milliste settingutega seda asja püsti panna, sest see on päris keerukas. Jah, ma ise ütleks, et väga hullu midagi ei olnud seal. Ausalt öeldes, jah. Esimene asi, kui te tahate seda USB liidest üldse kasutada, siis minge sinna, see oli vist äkki radio settings ja siit võtke, mina kasutan digimodede jaoks seda samustki SSB režiimi, ta on küll data mode, aga siis peab hakkama seal seda kandva offseti ja kõike muutma ja nii edasi. Et siin on siis võimalik ühte teist konfigureerida. Vaata, siin on nüüd need kohad, mis tuleb jälgida. Ühesõnaga, Rear Select sel juhul peaks olema USB interface ja SSB modulatsiooni allikas peab olema siis Rear, eks ole, nagu see tagapaneel. Ja siit peab olema siis USB või siis, kui teil on analog interface, siis data. Aga tegelikult ei tasu ära unustada, et see mikrofon jääb ikkagi järgi. See ei kao mitte ära, sealt soovitan mikrofon tagant ära tõmmata digimodede kasutamise ajal. Ja ega seal tegelikult väga palju muud ei olegi, nii et sellest juba üldjuhul piisab, et saab digimodega pihta hakata. No mida võib veel teha, on muidugi TX bandpass filter, siis vastavalt teie soovidele saab siin valida, kui laia. Mõttekas on panna nii laiaks kui võimalik tänapäeval see. Seal 3 kHz taga lähedal on juba päris palju jaamu. Ja siin ka need filtrid, mis võib ära teha laiemaks. Aga USB kaudu neil erilist efekti ei ole, kui nad on laiemad kui seal 2,5-3 kHz. Et seal filtreeritakse see välja. See, mida ma mõtlesin varsti kohe teha, uuesti pill lahti võtta ja selle filtri komponendid välja vahetada. See muidugi tähendab, et garantii kaob ära, nii et väga soovitav uute pillide omanikele. Aga tegelikult on võimalik need filtrid ümber arvutada ja siis on võimalik saada sinna, ma ei tea, vähemalt 10 kHz laia riba või midagi sellist sinna tekitada. Et siis nagu selle USB audio probleem laheneb ära. Tõnisel on käsi püsti siin Zoomis, ma vaatan. Jaa, mina küsiks sihukest asja, Vilja, et vaata, sa töötad selles SSB režiimis ja sa näitasid, et see waterfall kukkus seal 3 kHz peal kolinal ära. Ega sa ei ole proovinud, kas selles datamodes juhtub täpselt sama asi? Ma arvan, et peab juhtuma sellepärast, et skeemis need filtrid on seal igal juhul ees ükskõik, kus see signaal tuleb USB koodekisse, signaal mujalt ei pääse. Nii et mul ei ole väga alust arvata, et ta datamodes palju parem on. Sest ma IC 9100 nägin nagu väga-väga erinevat käitumist selle SSB-l ja data puhul. Sellepärast ma küsin. See võib jah niimoodi olla, see sõltub sellest, kuidas on ehitatud, aga mul jah mingil hetkel tekkis lausa see küsimus ja siis ma võtsin selle hiigel suure skeemi ette ja vaatasin, leidsin üles, mis seal on ja vaatasin, mis kivid need on ja simuleerisin seda võimendit ja tuleb välja jah, et niimoodi paraku on. Ma ei ütle, selle koha pealt ma ei ütle midagi, et see halb pill on kuskilt poolt, aga need on asjad, mis nagu silma jäävad ja muidugi ei ole mul mingeid kogemusi, et kuidas see asi reaalselt mingis võistluse olukorras töötab. Siin on võib-olla teistel neid pille on praegu minu teada juba isegi on päris mitu olemas. Hansul 6R6 on see praegu olemas, 5NC on olemas, temal on vist MP versioon isegi olemas. Niimoodi siis Q-Vaul oli see olemas. Need on mingi 3 RF-il on kindlasti. Mingi 10 tükki on Eesti peal praegu tõenäoliselt. Jah, nii et tegelikult jah, neid kogemusi, seal peaks umbes samamoodi, et mingisuguse kasutajate grupi tegema kuskile, ma ei tea, Skype'i või kuhu iganes. Vilja, kas mingi remote control'i variant on ka olemas? Remote control'i variant, USB kaudu saab teha enam-vähem kõike, mida käti kaudu teha saab, eks ole, ja siis on
remote'i jaoks on olemas eraldi karbike, mida saab mingi 200-300 euro eest jaesu käest osta, mis siis lubab nagu ütleme kõike seda peaaegu, mida saad pilli tagant teha, saad ka remote'is teha. Nii et sellel on siis juba LAN interface küljes ise. Need istud kuskil kaugel üle interneti, Ja. lükkad sinna karbi sisse oma peatelefonid ja igasugused muud jubinad sisse ja Jah, põhimõtteliselt peaks olema, aga mul omal kogemus ei ole. Aga kas sa saad siis arvuti kaudu seda kuidagi juhtida või? Jah, see on siis arvuti rakendus on olemas, mis näitab ekraani peal kõike. See on ainult SSP puhul. Mis mõttes SSP puhul? Selles mõttes, et ta digimoodesid ja neid ei toeta. Aga kui mikrofoni sisendist... No kui audio tuleb, siis saab ju nii. JTX-i käima panna. Ma olen siin proovinud. JTX töötab väga edukalt näiteks mingite veebiraadiot või veebi SDR-ide jaoks. Vaatasin näiteks, kuidas minu signaal Ameerikasse kostab. Väga ilusti dekodeerus. Ja. Siis eespool oli küsimus selle 7600 kohta, see oli trükiviga, et härrad mõtlesid hoopiski ICOM 7300, et sellega võrdlus. See on jah, mul ei ole seda võrdluseks. 706 oli laua peal. No ma ütleks niimoodi, et ma võrdlesin nagu ühte sellist kõrgema otsapilli ja teist natuke madalama otsapilli. Kõik muu jääb sinna vahepeale. Okei, aga tõmbame siis sellega praegu jutti alla, et natuke üle ka läinud ja Tõnno on ka täitsa olemas ja laske valmis tõenäoliselt, nii et anname siis, täname Viljot ja loomulikult kõik konkreetsed küsimused, võib ka pärast kas või panna siis veel kuskile saata ja eks me siis saame neid vahendada ja nii, et kindlasti on see pill, millest seda infot võiks jagada ja veel, sest tema niimoodi hea püstipanemine tundub, et ei ole päris niisama lihtne, et see menüüd on päris rikkalikud ja erinevate alahardnemistega ja et seda kõike seal ära seadistada, võtab natuke tegelemist. Tegelikult reaalselt ei ole asi väga hull. No väga hull ei ole. Tegelikult on igasugu YouTube'i videosid olemas, kus seda kõike tehakse. Just. Et selles mõttes... No nii, aga teeme nii. Täname praegu Viljot ja